2013 aastal ja põhjuseks oli, et soovisin oma lõputööle suuremat tagasisidet ja siis teada saada ka teiste ülikoolide retsensentidelt, et kas mu uurimus on senini olnud tasemel. Olen osalenud Talveakadeemia konkursil 3 korral ehk 3 aastal järjest ja esimesel korral ma osalesin Talveakadeemias sellepärast, et saada teada, milline on minu reaalne tase üle-eestilises konkursil. Oli huvi, et mis seal nagu toimub, kellega on võimalik kohtuda ja siis lisaks muidugi esinemisoskuse parandamine, artikli kirjutamise võimalus ja uued tutvused muidugi. Tutvusi sain ma nii hästi, et lõppkokkuvõttes jõudsin ma tänu Talveakadeemiale Raadio 2 saatesse Puust ja punaseks rääkima viinapuude kasvatustehnoloogiatest. Ma olen saanud Talveakadeemiast mitmed sõbrad ja osasid sõpru või tuttavaid juba teadsin, aga Talveakadeemia võimaldas nendega lähemalt kontakti saada ja mis on nende huvid. Teaduskonkursil osaledes sain siis uusi tutvusi, eelkõige siis minuga koos võistelnud tudengid, kellega meil tekkis mõnus võistkonna tunne esinemiskoolitusel ja kui oli tudengiteaduspäev, siis me juba toetasime kõik üksteist ja Talveakadeemia konkursil oli meil selline mõnus seltskond, kus me arutlesime nii oma artiklite sisu üle kui konverentsi üle. Talveakadeemia roll iga aastaga järjest suureneb, sest Talveakadeemia inimeste maht ise aina laieneb. Ja praegu võib tegelikult öelda, et see roll on üpriski suur, sest tudengeid, kes seal osaleb, tekib aina juurde, nende ideed aina laienevad ja see on tegelikult üüratu, kui palju võib pisikene MTÜ nagu Talveakadeemia anda meeletus koguses ideid teistele inimestele edasi. Et kuna me oleme ainukene konkurss, kes siis on läinud sellist natuke populaarteaduslikku teed, aga samas mõnes mõttes Talveakadeemia konkurss koolitabki välja sellist uut teadlaste põlvkonda, kes oskab rahvale ka seletada, mida ta teeb ja samas tänu sellele siis oskabki müüa oma teadust, mis on tänapäeval väga tähtis, et sa oskaksid müüa, mida sa teed ja saaksid tänu sellele rahastust ja oma ideed ellu viia. Ma arvan, et kõik Eesti tudengid peaksid osalema Talveakadeemia tudengiteaduskonkursil, sest see on tegelikult ainulaadne konkurss Eestis. Et Eestis on kokku 2 eestikeelse artikli konkurssit, millest meie oleme ainsad, kes pakume lisaks konkursile veel esinemiskoolitust ja võimalust kõikidel osalejatel esineda tudengiteaduspäeval. Peaks osalema kindlasti sellepärast, et ta saab teada, milline on tema reaalne oskus kirjutada, kui ka reaalne suutlikkus kirjutada ja edasi anda oma mõtteid, siis olgu need tema isiklik looming ilma juhendaja abita või koos juhendajaga ja kaasa arvatud ta saab kogemuse, kuidas esineda juba enne, kui ta on näiteks kaitsnud oma magistritöö või doktoritöö või siis nii-öelda bakalaureusetöö. Konkursil osalemine on tegelikult ju igaühe enda otsustada, et kas ta osaleb või mitte, aga see on tegelikult patt, kui ei osale, sest ta annab nii palju igaühele juurde. Ta annab kirjutamisoskust, ta annab võimalust sind iseennast arendada ja lisaks ta on nii lihtne võimalus kooli kõrvalt ka lisaks uusi tutvusi saada ja teiste inimestega kohtuda, kelle juurde sa muidu ei pääseks. Sõbrad ja kogemuse, kuidas esineda, sest Talveakadeemia konkursil sa saad vähemalt 2 sellel aastal, milles ma olen osalenud, on ka võimalus kõigil üliõpilastel esineda kõikidele, kes tudengi teaduspäeval tulevad kohale ja see annab sulle sellise julguse ja proovikivi, et kas sa suudad oma ideed selgitada ja esitada niimoodi, et teised sellest aru saavad. Akadeemia konkurss andis mulle
nagu ma lootsin, oluliselt parema esinemisoskuse, kindlustunde esinedes, ettekandeid tehes ja palju uusi ja huvitavaid tutvusi tegelikult, mis on siiamaanigi jäänud. Teadmise, et minu uurimusest on huvitatud mitte ainult minu juhendaja ja minu ema-isa, vaid ka laiem publik, teised retsensendid siis Tartu Ülikoolist ja teistest ülikoolidest, kuna ise õppisin TTÜ-s ja sain siis läbi ettekande väga huvitavaid küsimusi ja pärast ka arutleda erinevate inimestega, et kas Eestis on üldse mõtet sellist uurimust teha.